Jumal annab võidmist selle sõnumi kuulutamiseks. Ja et see oleks meile tõsiseks meeldetuletuseks sinu õiglusest ja sinu tõest, vääramatust õiglusest ja tõest. Et nendel kriitilistel aegadel, kus meil tuleb teha otsuseid ja üsna tihti ümbritseva maailmaga hoopis vastupidiseid otsuseid, et me ei unustaks seda, kes on kutsunud meid välja maailmast ja kelle kohta Taavet ütles, issand on mu jalgadele valguseks. Tuletades meelde kõike seda ajalugu, kust Iisrael pidi läbi tulema, kus neile anti käsud ja nad langesid, anti kuningas ja nad langesid, anti neile kohtunikud ja nad langesid. Ja nad langesid. Võtame me siis põhimõtteks ühe paari päris algusest. Issand valmistab üsna tihti meile võimalusi valida, kelle poole me valime. Meie süda katsutakse läbi ja see on igapäevane tegevus meie sisemuses. Veel enne, kui me midagi valime, teab Jumal, mida me valime. Kui me veel kuhugi läheme, teab juba Jumal, kuhu me läheme. Tema on see kõikväeline issand, kelle käes on biljonid galaktikad ja kelle käes on iga meie südame löök, iga meie hingetõmme, iga meie molekulis tegutsev prooton ja neutron. Ja tema, kes tõi oma pojas, lasi siia ilma tulla samuti kirjakohtade järele. Meile eeskujuks, nagu ta ütleb, ma panen su ette täna elu ja surma, vali nüüd elu, et sina ja su põlvkond võiksite elada issandas. Läheme täna siis nende paaride juurde. Võtame Aabeli ja tema venna Kaini või võtame me siis edasi Iisaki ja Ismeeli või võtame me edasi Sauli ja Taaveti või võtame me edasi siis kas või päris lõpus Barabase ja Kristuse või siis kaks risti löödud kurjategijat Kristuse kõrval. Jumal näitab meile läbi kõikide nende eespool valmis pandud sõnumite, et me valiksime lõppude lõpuks ikkagi tagasi pöördumatult issanda. Ja Jumalal on suur armastus kõikide rahvaste ja iga inimhinge vastu. Tema jagab õhku ka neile, kes ei taha teda kuulda, kes mässavad. Tema laseb päikest ja vihma sadada nii heade ja kurjade peale, oodates, et inimene ehk ikka veel parandab meelt. Tema annab ka andeks neile, kes istuvad eluaegset vanglakaristust või nagu mõrtsukad ja kurjategijad, kes pöörduvad, nagu nad Golgatal, vähemalt üks neist pöördus Kristusesse. Vaatame siis täna meie rahva ajalukku tagasi, milliseid valikuid on teinud meie esiisad ajaloo kriitilistel momentidel. Kuidas meie rahvas suhtus Jumalasse ja me toome ka paralleeliks Soome rahva. Need kaks rahvust suurte sündmuste ees, teise maailmasõja ajal. Kuidas nende juhid ja kuidas igapäevast elu elavad inimesed suhtusid Jumalasse ja kuidas nende suhtumise järele määrati ka nende ajalugu. Tuletage meelde, ütleb Jumala sõna endiseid aegu, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb, minu nõul läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan. Et siin me peaksime esile tõstma ikkagi Jumala võrratu jumalikkuse. Sellist, millist me mõistusega mitte kuidagi ei saa mõista, aga toetudes oma usule ja Jumala sõnale me teame, et Jumal on tõeline ja reaalne ja ka meie tagasi vaadates elukogemused isiklikud kinnitavad seda, et Jumal on elav. Ja me alandame ennast ikka tema ette, kui tulevad olukorrad, kus me ei oska midagi teha. Ja isand
üpris tihti näitab läbi oma sõna ja palvetele annab meile vastuse, kuhu minna, mida teha, kus olla õigel ajal, öelda õigeid asju. Ja me oleme tänulikud Jumalale selle eest. Mina valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon õnnetuse, mina, issand, teen seda kõike. Sest issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses ja peab rahvastele kohut õiglasel viisil. See on õiglus, mis ei väära. Maailma kohtunike ja seaduste virvarr võib üpris tihti olla korruptiivne, aga issanda õigluse vastu puruneb ka selle maailma õiglus, kui me seisame tema kohtujärje ees. Piibel räägib siis kaanest kaaneni inimsuu pattudest, Jumala õiglusest ja suurest armust meie lõpuaegadel, mis on siis ilmsiks saanud tema poja Kristuse läbi. Ja kellegi muu sees ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestel ühtegi muud nime, kelle läbi meid päästetakse. Läbi aegade on Jumal saatnud siis rahvaste juurde kaasa arvatud meie endise esimese iseseisvuse aegse, esiisade aegse ühiskonna keskele saadeti prohvet, nii on saadetud see ka ikka ja jälle inimesi hoiatama, nii nagu ütles Kristus, olge kained, olge valvsad, sest te ei tea, millal inimese poeg tuleb. Need prohvetid on siis kutsunud inimesi meeleparandusele, hoiatanud neid jätkuva patuelu tagajärgede eest. Tõesti, Jumala sõna kinnitab, issand ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulastele ja prohveteile. Nüüd täna räägime 2 rahvast ja 2 prohvetist. Vaatame, kuidas need rahvad suhtusid neile saadetud prohvetitesse ja missugused olid selle suhtumise tagajärjed. Nüüd võtame esiteks siis meie põhjanaabrid, soomlased ja nende piiburi prohveti Mikko Repponeni. Temast on ka ilmunud raamat eesti keeles, kes tahab, võib lugeda. Sealt raamatust on üpris mitu fragmenti võetud. Mikko Repponeni Jumala juurde tulek oli suuresti mõjutatud tema naise surmast. Ta kirjutab, kurbus naise surma pärast valmistas mu südame palveks. Patuvaev lein ja hukatuse hirm ajasid mind tõsimeeli otsima päästet ja rahu issandas. Nii juhtuski 1929. aasta jõulukuu 11. päeva hommikul taevas avanes. Jumal ilmutas oma poega ja andis mu südamesse oma vaimu. Minust sai uus loodu. Jeesus tuli südamesse elama ja valitsema, seda rõõmu ja õndsust. Süngest Mikkost sai õnnelik Jumala laps. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks. Seda kinnitas Mikko Repponen oma uuesti sünnigu hetkel. Nüüd Jumal saatis rahvale võimsa prohveti. Rahva ees seisis valik, kas nad kuulevad prohvetit või on nagu Iisraeli kangekaelne rahvast, kes viskab prohvetid kividega surnuks või saagis nad koguni pikuti pooleks. Kui ma hommikul üles tõusin ja mõtlesin, mis ma siis nüüd endast kujutan siin päikese all oma minaga ja andsin endale aru, et ka minu sisse isegi on pandud igavik. Siis hakkasin ma algusest peale, mida ma teadsin ise endast, kui ma soojas, mugavas noore ema kõhus vee sees veetsin esimesed 9 kuud. Mida ma teadsin sellest, kuhu ma sünnin, mis mind ees ootab. Mida ma teadsin sellest riigist või rahvusest, kus mul tuleb elada, või veel sellest, kuhu mul elu keskeal tuli minna. Kas ma teadsin, et ma pean õppima käima, rääkima selle rahva keelt? Kas ma teadsin kõikidest neist sündmustest, mis mind ees ootasid ja mis on jäänud selja taha tänu Jumalale, kes on hoidnud elus? Mis on siis minu osa siin, kui kogu mu keha on mullast võetud, mulda läheb? Kõik, mis ma olen kokku korjanud, hunnikud, rahad, karjäär, kas see jääb seisma Jumala kohtupäeval? Ja ma mõistsin, et see on tõesti Saalomoni moodi tühisuste tühisus. Aga üks ainus asi, mis jääb püsima ja parandage mind, kui ma mõtlen valesti,
on Jumalast antud võimalus valida. Kõik muu on nagu ütleb Jaakobus, meie elu on nagu üks suitsutaoline asi, mida kord nähakse. Aga meie valikud on sedavõrd olulised siin päikese all, et need määravad meie igaviku. Ja nii tõusin ma siis voodist üles ja mõtlesin, matikene, ole ikka Jumalale lähedal, vali ikka tema sõna ja tema vaimu järele elada, kiida ja ülista teda ka keset kogudust, nagu ütles Taavet. Nii oli siis Soome rahval samuti võimalus valida. Nende juurde saadeti Mikko Repponen. Kirjutatud on, sest aeg on kohtul alata Jumala kojast. Järgnev sündmus toimus siis Viipuri kirikus. 1936. aasta suve lõpul valitses siis Soomes rahu, nagu praegu Eestimaa. Ja Viipuri toomkirikusse kogunes rahvas pühapäevasele Jumala teenistusele, nii nagu ta koguneb siis ka ülehomme hommikul meil Eestimaa. Keset pastor Pertel Toomaväära jutlust tõusis korraga pingist abetunud mees ja hüüdis võimsa prohveti häälega. Viipuri häving on lähedal, 3 aasta pärast on see tempel Varemeis ja võõrriigi sõjavägi marsib linna tänaval. Muidugi tõusis kõik ilusate, toreda, mugavate jutlustega harjunud inimesed, korraga tõstsid lärme, tõusid pinkidelt üles, vaatasid üksteisele otsa, mõtlesid, mida tema lärmab seal. Ainuke koht, kus ta üldse kõlbaks olla, oleks väljaspool seda kiriku. Ja muidugi võeti see mees 2 vahele ja viidi kiiresti kirikust välja. Hiljem teda süüdistati igasugustest kiriku rahu rikkumise paragrahvides. Aga jutluste ja palve peale lasti siis Mikko Repponen tookord vabaks. Kohutav ennustus, aga siis levis soomlaste hulgas kiiresti üle Soome ja Mikko Repponen kutsuti selle tulemusena siis politseisse. Politseisist ta küsis siis oma ülekuulajalt. Kas Jeesus on teie südames? Ülekuulaja langetas pea ja ütles, võite minna. Väga tugev võidmine. 3 aasta pärast, 1940. aasta veebruaris, mürisesid siis juba Nõukogude lennukid Viipuri taevas ja üks pomm kukkus siis otse Viipuri toomkirikusse. Kui Jumal saatis Mikko Repponeni kuulutama Viipuri toomkiriku hävitud, kes oleks siis uskunud, et selline asi saab reaalsuseks? Kes oleks võinud uskuda soomlaste keskel tol hetkel, et nad viskasid oma kirikust välja Jumala hääle ja juba 3 aasta pärast oli see kirik Varemeis, nagu me pildilt näeme. Kiri ütleb, siis ärgem magagem nagu teised, see on ka täna meile, vaid valvakem ja olgem kained. Sest nii nagu noapäevil, nõnda on ka inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid nollpäevil enne veeuputust, sõid ja jõid, ega taibanud midagi, võtsid naisi, läksid mehele, elu nagu ikka, söögem, joogem, sest homme sureme nagunii, kuni tuli veeuputus ja võttis nad kõik ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja see ei ole Vanas testamendis, mis paljudele kristlastele võib allergiat tekitada, vaid see on Uues testamendis. Need on Jeesuse sõnad. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja eest. See on möödapääsmatu sündmus. Iga hinge, olgu neid 8,2 miljardit, nagu praegu on meie planeedil, või siis need 4200 religiooni, mis meie planeedil praegu ringi käivad südamesse, suust, suhu. Kõik need inimesed peavad ühel päeval seisma Kristuse kohtujärje ees. Soomlaste hoiatamine jätkus. Me näeme siin Viipuri turgu, nimi oli siis Kaupatori, ja nii nagu eestlastele saadetud prohvet Reits, nii kuulutas siis ka Mikko Repponen Karjala turul Jumala õiglust ja kutsus inimesi meeleparandusele. Vahepealise sündmuste käigus siis kirjutati Moskvas, ajaratas käib oma rada, Jumal nägi ka Stalini südant, Ribbentropi südant ja Hitleri südant. Tema paigutas siis inimajalugu just seda mööda, kuidas tema õiglus seda heaks arvas.
Ja vahepeal siis olid sündmuste käigus, kirjutati Moskvas 23. augustil 1939. aastal Jossif Stalini juhtimisel alla Molotov-Ribbentropi salapaktile, mis siis meie rahvale sai isegi ilmsiks pärast iseseisvuse saamist. Sellega siis jagati Balti, Euroopa riigid ja Läti ja Soome ja Nõukogude sfääri. Enne talvesõja algust ennustas Mikko Reponen, et tuleb aeg, kus inimesed peavad Karjalast põgenema. 2. detsembril 1939. aasta sõja 3. päeval algaski siis paaniline Karjala laiult evakueerimine. Mul on olnud võimalus nende inimestega, nüüd need enam ei ela, nende soomlastega rääkida, kes siis tol ajal olid väikesed ja kes põgenesid Karjala laialt. Ja mõnigi lõpetas oma elu hiljem Ameerikas. Kuidas siis juhtus Jumalasse ja tekkinud olukorra tolleaegne Soome rahvas ja nende president? See on siis meie põhjarahvas, kes hingasid samat õhku nagu meie, ärkasid hommikul üle, heitsid magama, aga juba oli tulemas võimas röövlind ida poolt. Vaatame siis, kuidas suhtus tolleaegne Soome president Kyösti Kallio. Ma rääkisin sellel teemal siis Soome pastoriga Floridas, kes ütles mulle, et Kyösti Kallio oli siiski väga usklik mees, vaatamata oma suurele rikkusele. Ja ta esines rahvuslikus raadios, et rahvas peab minema kirikusse nüüd ja palvetama, sest riigil ei ole küllalt relvi selle suure Vene armee vastu seismiseks. Ja nagu ma kuulsin, soomlased isegi kirikukellad võeti maha, et neist kuule teha. Saabuvasse sõtta suhtuti väga-väga tõsiselt, palvega ja Jumala otsimise osadusega käsi käes. Ja kui enne oli Soome kirikud pooltühjad, siis nüüd pärast seda üleskutseid olid kirikud korraga rahvast täis. Talvesõja ajal palus siis president Kallio oma riigiteenistujal lugeda piiblit. See oli siis Soome president, kes suhtus täie tõsidusega Jumalasse ja sai aru, mis on tema rahvale tollel kriitilisel ajal kõige parem teha. Siin on siis kõne, mida president Kallio pidas oma rahvale 1939. aastal. Ja see oli siis üle terve rahvusliku ringhäälikus. Meie taevane isa, vaata oma halastuses meie rahva peale. Sina oled selle loonud ja armastad teda, vaata ja näe, et see rahvas on kõige tõsisemas ohus. Seetõttu palvetame sinu poole. Issand, aita meid meie hädas ja ära lase meil uppuda. Anna meeleparandust pöörduda nendest patuteedel, mis juhivad meie rahvast hävingu poole. Issand, halasta meie peale. Issand Jeesus Kristus, ilma sinuta oleme võimetud hävitavate jõudude vastu, mis ujutavad üle meie rahvast ja seda mürgitavad. See on põhjus, miks me kiitleme sinu võidust kurjade vaimude üle, mida nähakse iga päev avaldamas mõju meie avalikkusele läbi sõnade ja piltide. Issand, sina oled võitnud kurjuse väed Golgata ristil. Isegi täna peavad nad eemalduma, sest me kiidame sinu nime neist kõrgemaks. Sellesse me usume, et isegi meie ajastul võid sina kaitsta inimesi saatanliku pettuse eest. Issand, halasta meie peale, aita meid oma püha vaimu läbi alustada elus võitlust patu vastu ja olla lõpuni vastupidava. Tee meid oma päästva armu märgiks meie rahva keskel. Täida meid oma armastusega, nii et me kuuletuksime su käskudele. Olgu sinu armastus see jõud, mis võidab meie rahva vastased pimeduse jõud. Issand Jeesus Kristus, sinu läbi suudame me teha kõike. Sellesse me usume. Halasta meie peale. Aamen. See oli siis Soome presidendi kõne oma rahvale. Sellel kriitilisel ajastul, kus neil tuli teha tõsiseid valikuid ja oma südames ja usus korrigeerida endist kalkust või paadumust või ükskõiksust, letargiat ja apaatsust, mis paljustest kristlastest tol ajal oli, sest kirikud olid pooltühjad. Vahepeal käis Mikko Reponen mööda maad ja kuulutas, Soome rahvas, milline on sinu olukord? Kas oled võtnud vastu armastuse ja tõe? See on Kristuse.
oi mu rahvas, kas Kristus on sinu päästekalju, millele võid toetuda? Öövarjud langevad ka Soome peale, sest vägev eksitus ja valevaimuna üle meie rahva. Paadumus tabab meid nii nagu Juuda rahvast, kui see hülgas oma pääste, kes ootas. See ongi lõpu ja kohtu märk. Nüüd rahvad tõusevad rahva vastu, Jeesuse ilmutus on tema teisest tulemisest on nähtav. Öö saabub, sõnavalgus kustub, evangeeliumi ei kuule enam. Saatan võidutseb, siis tõuseb häbematu antikristus, kes on kõige Jumala teenistuse vastu. Kui aga öö on kõige pimedam, kostab hüüd. Peigmees saabub, sõber, kes oled veel väljaspool Jumala päästvat armu ja põgened Jeesuse kutse eest. Ainult tema vermetes oled sa kaitstud. Elav issand, hoia meid valvame ja püha armu vaimu läbi. Sest sina, kuningate kuningas, oled meid kihlanud enesega Golgatal ja andnud pandiks püha vaimu. Amen. O mu maa, o mu Soome rahvas, pöördu oma lunastaja Jeesuse Kristuse poole, kes hüüab sind avatud armu rüppe. Edasi kirjutatakse selles prohveti raamatus, et paljud nende südamed pöördusid Jumala poole ja on teada, et talvesõja ajal palvetati Soomes alates Kösti Kallio presidendi lossist kuni kõige väiksema metsaonnini. Kuigi sõda tõi kaasa suure hävingu ja leina, mõisteti, et kõige kallim oli siiski alles jäänud vabadus. Ka vabadus koguneda Jumala sõna kuulamiseks. Nagu teame, oli sõjaaeg ja sellele järgnevad aastad paljudele vaimse ärkamise ajaks. Nii et maad raputati, inimesi kutsuti meeleparandusele ja inimesed valisid meeleparanduse, täitsid kirikud, naised palvetasid usinasti kodudes, kui mehed võitlesid rindel idast tulnud metsalisi vastu. Soome tõrjus Nõukogude rünnakuid enam kui 2 kuud ja tekitas sissetungijatele oluliselt suuri kaotus, isegi temperatuuril -43 Celsius. Talvesõda lõppes 13. märtsil 1940 Moskvas sõlmitud rahulepinguga, mis kohustas Soomet loomustama Nõukogude Liidule 9% oma Kagu-Soomest asuvast territooriumist. Siiski säilitas Soome oma suveräänsuse ja tõstis oma rahvusvahelist mainet. Kiitus Jumalale! Selline oli siis soomlaste valik. Kui president Kallio oli sunnitud 1940. aasta märtsis kirjutama alla karmile Moskva rahulepingule, ütles, närbugu mu käsi, mis on sunnitud sellele paberile alla kirjutama. Tema parem käsi oli järgmisel suvel halvatud ja ta oli sunnitud kätt vahetama, et siis kirjutada. Ega seegi pole kerge presidendi ametis, kus sul tuleb anda palju allkirju. Soome on siis tänaseni iseseisev riik alates 6. detsembrist 1917. Jumal kutsub meid meenutama endiseid aegu ja me ei ole koos siin niisama. Me teame, et me armu läbi päästetud, aga me ei kasuta seda armu lihtsalt hüpates meeleparandusest üle, nii nagu paljud kirikud ja kogudused. Jeesus ütles, et tema tuli kirjakohti täitma ja seda evangeeliumi peab kuulutatama, seda meeleparanduse ja pattude andestamise evangeeliumi, meeleparanduse ja pattude andestamise ja armu evangeeliumi peab kuulutama üle kogu maailma alates Jeruusalemmast. Millegipärast karatakse kerglaselt üle sellest meeleparandusest ja kroolitakse Jumala armus. Aga Jumal kutsub meid meenutama endiseid aegu, mis on toonud meie rahvale väga raskeid kannatusi. Ja vaatame siis nüüd, mis toimus ajaperioodil Eesti Vabariigis, natukene lõunapool, üle Soome lahe. Kuidas suhtusid meie esimese iseseisvuse aegsed esivanemad ja nende valitsejad oma Jumalast antud vabadusse ja neile saadetud prohveti hoiatusse. Nagu me eelpool ütlesime, Jumal ei tee mitte midagi ilma prohvetite, ilma hoiatajateta. Neid peetakse tavaliselt kuritegelikeks ja igasugusteks vihakõnelejateks, neid püütakse kõigest väest välja tõrjuda.
aga tegelikult on see nad Jumala armastuse märk. Sest Jumal hoolib kõigist rahvastest. Ja tema saadab hoiataja, pöörduge, pöörduge. Pärast seda, kui meie vaprad esivanemad mullutasid 1918. aastal välja Eesti Vabariigi ja maailmasõjast kurnatud väikerahvas seisis peaaegu paljaste kätega vastu idast tulnud Vene punaste laviinile ja lõunast tulnud sakslaste Landeswehri armeele, sai Eesti lõpuks iseseisvaks ja vabaks riigiks. Ma soovitan nii mõnelgi, eriti nooremas generatsioonis lugeda seda ja mõelda sellele imele, kuidas issand andis meile esivanematele vabaduse. Kui vähe oli meil relvi, kui vähe oli meil sõjaväge ja siiski suur ime. Eesti rahva esimene iseseisvus. Tänu ja kiitus Jumalale. Nüüd esimese maailmasõja lõpus andis Jumal endast märku sakslaste kätte sõjavangi langenud noorele Eesti mehele, kelle nimi oli Karl Reits. Nii et Jumal alustas siis vangide keskelt, nii nagu ta Nehemia või nii nagu ta Danieli puhul, kes olid oma kodust kaugel, ära toodud, välja, sunnitud teenima paganlikke kuningaid. Nii alustas siis Jumal hoopis Saksamaale vangi viidud Karl Reitsist. Ja Reits jõudis tagasi Tallinna siis 1929. aasta juulis ja juba 3 kuud hiljem hakkas Jumal teda valmistama prohvetiks Eesti rahvale. Olen kuulnud sellest nii mitmeidki asju. See protsess ei olnud just väga lihtne. Aga mees murdus ja alustas oma tööd selleks, milleks Jumal teda määras. Karl Reitsi läkitus Jumalalt. Mine ütle rahvale, sest rahvas on kuri ja Jumala kartmatu, et on viimane aeg ning rahvas peab end Jumalaga aeglasti ära lepitama, enne kui rahu maa pealt ära võetakse. Siis käis ja Reits kuulutas Tallinnas Jaani kirikus rahvast, pane tähele ja paranda meelt. Palu Jumalalt, kes on teinud rahva ja maa, sest rasked ajad on ukse ees. Jaani kirikus ei võetud Reitsi sõnumit vastu ja viimaks viis kirikumeesta kättpidi välja keelates tagasi tulla. Midagi taolist juhtus siis ka Soome prohvetiga. Nüüd Niguliste kiriku õuel öeldi Reitsile, mine siit ära. Ei ole sinu koht. Mine üldse kiriku lähedaltki minema. Sinu hääl ärritab, rikub rahu. Reits vastas, mina lähen siit küll ära, aga tuleb aeg, mil selle kiriku uksest enam keegi sisse ei lähe. Siin on siis pilt Niguliste kirikust 1944 märts. Ja see on nagu Karjala toomkirikuski, millest sai varemed. Selle vahega, et see toomkirik ehitati üles, aga Niguliste kirik ehitati üles ja põles uuesti maha. Ja seal ei ole mingeid teenistusi. Nüüd Karl Reitsi suu pandi kinni ja ise kirjutab, kirikutest visati mind avalikult välja ja rahvas oli pahane, öeldes, et nad ei taha kirikust kuulda, et see mees käib eksitamas ja segamas. Nüüd Jumala hääl oli siis neile allergiat tekitav ja nad ei tahtnud kuulata seda inimest. 2. Korintuse 6.9 siis prohvet toob esile selle, mis kiri ütles, kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad. Pärast kirikutest väljaviskamist sai Reits uue taevase ülesande. Mine suurele turule ja Laada platsile, sinna koguneb igast linna kandist palju rahvast kokku, räägi seal. Õeluse meri on uppujaid täis, häda tuleb, parandage meelt, kuulutas Reits üle Eestimaa 11 aastat, alates 1929. aasta juulist kuni 1941. aasta juunini. Turgudel ja laadadel järkisid ta sajatamine ja solvangud, see oli siis meie rahva reaktsioon. Teda visati kontide mädanenud köögivilja ja kohviga. Temaga käituti halvasti ja karistus järgnes karistusele. Karlil tuli istuda 1 kuu jooksul arestimajas 12,5 ööpäeva. Häda tuleb, kõlas aga kõikjal, kuhu ta läks. Jeesus ütles, õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugu kurja. Karl Reits, nad olid aga pimedad ja mõtlesid, et sõdivad inimestega. Aga nad ei ole mitte minule vastu hakanud, vaid pühale vaimule, nad on tema tööd takistanud rahva hulgas. Sellega veel asi ei piirdunud.
mehe südamesse oli pandud tõsine sõnum, käia ja kuulutada seda ka riigijuhtidele. Reis käis koguni 3 korral hoiatamas Pätsi. Päts kuulas prohveti viisakalt ära, ütles kaastundlikult, kuule mees, sa oled näljast lolliks läinud. Laidoner, tolleaegne kindral ja Eesti sõjavägede juhataja, keeldus prohvetit kuulmas, laskis teda vahi alla võtta ja kord isegi kumminuiaga läbi kolkida. Meie rahva kohta võis kohandada nüüd Jumala sõna. Selle rahva juhid on eksitajad ja nende poolt juhitud on viidud eksitusse. Kristus rääkis sellisest juhtumist, kui nüüd valgus sinu sees on pimedus, kui suur on siis pimedus. Ja üks neist pimeduse häältest lasi ennast siis kuuldavale tuua 1938. aastal, kui Eesti Vabariik pidas oma 20. aastapäeva. Meie lugupeetud president Konstantin Päts. Sel ajal, kui terve maailm on ärevust täis olnud, kui rahvad on kartnud suurt uut verevalamist, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimatult oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma puutumatuses. Ei mingeid üldrahvuslikke kõnesid läbi raadio, ei mingeid meeleparandusele kutsumisi, ei mingeid soovitusi, lugege piiblit, käige kirikus, palvetage meie rahva eest. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus, nõnda nagu lapsepäevaev naise, kes on käima peal ja nad ei pääse pakku. Kahurikõmin läänes, hoiatuste tagajärjed olid saabumas, kohtutund oli tulemas. Ja eks me praegugi kuule ju, kui palju rahu on keegi kuskil teinud. Ma viimati mäletan siis üks president, keda me ka Maiaga valisime, on juba 8 rahu teinud, 7 rahu. Nii et suured rahutegijad on tulnud, need, kes saadavad rahvastele relvi ja kes on siis relvatöösturite lüpsilehmaks lõpuks saanud. Ja neist nii mõnestki võib saada hoopis esialgu piibliga käes valimiskandidatuuridel võivad saada tegelikult Jumala vastased. Nende teod tulevad ilmsiks, nii nagu Konstantin Pätski oli ju vaimuliku seminari õpilane ja valis tegelikult preestri ameti asemel poliitika. Nüüd viskas ta prohveti välja, selline sõnum oli talle väga häiriv, vastuvõetamatu. Aga Jumalale vastu hakkamise hind on väga kõrge. Alates 1939. aasta 28. septembrist allutati Eesti Vabariik järk-järgult Nõukogude Venemaa tahtele. Ultimaatumiga ähvardades toodi siis 1940. aasta juuniks Eestisse kuni 100 000 punasoldatit. Suur arv väikese rahva kohta. 21. juulil 1940 kinnitas president Päts isiklikult ametisse venemeelse valitsuse. See oli juba midagi uut, aga mitte enam uus meie ajastul. Tol ajal oli see midagi uut. Algas esimese Eesti Vabariigi minevik. Massilised arreteerimised, eraettevõtete riigistamised, vara konfiskeerimised, repressioon, jälitamised, mõrvad, küüditamised ja nii edasi. Kõik need punased nooled näitavad siis meie esivanemate loomavagunites Siberisse sõidutamist, mida nimetatakse küüditamiseks. 19. juulil 1940 küüditati Johann Laidoner koos abikaasaga Moskvasse kindral Laidonerist, kes andis siis prohvetile lasi kumminuia anda, temast sai siis vang number 11. Pätsude perekond küüditati Baškiriasse 30. juulil 1940 Eesti presidendist Pätsist sai vang number 12, pojast Viktorist number 13. Reitsi lollakaks nimetanud president Päts suri 18. jaanuari 1956 Kalinini oblasti Buraševo psühhoneuroloogia haiglas. Kindral Laidoner suri 13. märtsil 1953 Vladimiri linna keskvanglas, haud tänaseni leidmata. Kui see haud oleks leitud küll, siis oleks jällegi keda kummardada, keda kangelaseks hüüda.
mõrvatud prohvet Reitsi taskust leiti kiri. See ilus vabariik, mida Jumal Eesti rahvale on andnud, võetakse nende käest ära, sellepärast et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala ja see antakse ära. Riigijuht annab riigi vabatahtlikult ära, sest mis tarkust on ühel juhil, kellel pole Jumalat. Suur ehmatus tuleb juhtide peale, nad vangistatakse ja viiakse ära ja rahvas satub ikke alla, kus ta saab tunda nälga ja janu ja kannatusi. Olid täitunud. Jumala armust ilma ühegi veretilgata sai Eestimaa jälle iseseisvaks Eesti Vabariigiks 20. augustil 1991. Halleluuja! Kujutan ette, kui palju palveid ja anumisi Jumala poole. Nende kalliste vendade ja õdede südamest, kes pidid jätma oma elu Sarmaatia lagendikele, Vene koonduslaagrites sunnitöödel hukkunud eestlased, kes õhkasid Jumala peale. Et meie praegune põlvkond saaks nautida vabadust, tulla, kiita ja ülistada Issandat ja paluda, et see vabadus kestaks. Ja meie lapsed saaksid tundma seda suurt armastust, mida Jumal tahab siiralt oma jumalikust armastusest meie rahva peale välja valada. Et meie praeguse põlvkonna lastest saaks apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid ja Jumala vaimuga täidetud inimesed. Tänu ja kiitus Jumalale selle vabaduse eest. Eestimaa tee lahkmed. Issand kutsub meid mäletama endiseid aegu ja manitseb, ärge olge oma vanemate sarnased, kelledele endised prohvetid hüüdsid öeldes, pöörduge ometi oma kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest. Aga nad ei kuulnud ega pannud mind tähele, ütleb Issand. Kui me vaatame, mis toimub Tallinnas ja mida ma pean kuulma, siis rahvas ägab sellepärast, et eestlasi ei olevat enam Tallinnas. Jumal teab, kui tõsi see on, aga see on üks osa sellest õnnistuse ja needuse seadusest, mis ta andis siis Moosese raamatus. Ja ütles, kui te ei käi minu teed, kui te ei võta minu õiglust ja minu armastust vastu, siis ootab teid see, et muulane teie keskel tõuseb järjest tugevamaks. Aga teie peate kummardama ja ennast alandama nende ees. Kas täitub ka prohvet Reitsi taskust leitud kirja lõpuosa? Eesti rahvast paisatakse laiali seni, kui ta saab ära kaotatud. Meile jäeti manitsus. Paluge Jehova Jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja vete allikad. Tõesti, tõesti. Jumalale vastu hakkamise hind on väga kõrge ja kus on veel vähem või rohkem sobivam rääkida sellest, kui mitte Issanda koguduses ja manitseda ja mõelda ja hoida neid aegu ja meie riigi juhte oma palvetes. Ehk Jumal kuidagi toob välja nad sellest saatana orjusest, kes on võtnud nad vangi täitma tema tahtmist. Küsigem endalt ja meie põlvkonnalt, kas 50 aastat kestnud kommunistlikust ajuloputusest vabanemine on toonud Eesti rahva uskmatusest välja Jumala vabadusse. Nägemata suurt pilti pannakse tänaseni kõik meie riigi peale tulnud kohutavad sündmused meie rahva peale samuti. Ja need karistused pannakse küll venelaste, sakslaste ja teiste julmuse arvele. Ometi piibel on leheküljest leheküljeni täis näiteid, kuidas Iisrael teenis ära selle, et tulid Assur, tuli Babylon. Kõik, kes üle käisid ja viisid ja laastasid, põletsid Jeruusalemma, viisid inimesed vangi 70 aastaks. See kõik algas tegelikult Iisraelist. Kõik algas juutide ära valitud rahvast südames. Või arvate, et meie suhtes tehakse Jumala õigluses eriline paragrahv, nad on ju kõigest eestlased. Teeme neile järeleandmisi. Minu Jumal ei ole selline. Jumala kartus on tarkuse algus, kirjutab piibel. Kas õpib Eesti rahvas ja tema juhid seekord iseseisvuse ajal tundma neid tõelisi põhjusi, mis on toonud meie esivanemad ja toovad ka meile, kui me ei paranda meelt nii kohutavaid kannatusi?
Või valime me jällegi õnnistuse asemel needuse ja issanda antud vabadus on meile nagu sigade ette heidetud pärl. Jumal ütleb, teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. Tänu Jumal selle võimaluse. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha. Kas Jumal peab veel kord kahetsema meie rahva ilma ühegi veretilgata antud teistkordse iseseisvuse pärast? Ärge eksige. Jumal ei anna ennast pilgata ja see peaks olema Steinbocki majas ukse kohal loosungiks. Kuhu sammud Eestimaa, kuhu sammud sina õnnistuse ja igavese elu poole või needuse ja igavese hukatuse poole? Toomas küsis issanda, kuidas me võime leida teed? Meest, kes oli olnud 3 aastat, näinud, kuidas Jeesus tõstis surnuid üles. See näitab seda, et ka tema oli ainult inimene, ega mõistnud seda suurt õnnistust, mis päevast päeva tema kõrval oli 3 aastat. Ta küsis, kuidas me saame, kuidas me leiame teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes magad ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete te tõepoolest vabad. See vabadus ei tule mitte Brüsselist või NATO-st või kõrgeks tõstetud Trumpi huultelt. See tuleb meie südame hoiakust Jumalasse. Soome rahvas kuulis ja tema valitsejad manitsesid oma rahvast pöörduma issandasse. Ja me nägime ja kuulsime täna õhtul, kuidas meie rahvas ja tema juhid reageerisid Jumala prohvetisse. Olgu see praegusele põlvkonnaks ja meile enestele igapäevases eluks, õppetunniks ja manitsuseks. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete te tõepoolest vabad. Tõuskem üles. Isa, me tuleme sinu ette meie rahva pärast. Ja nii nagu ülehomsel hommikul tulevad inimesed kodukogudustesse, kui need veel ongi jäänud. Annaks Jumal, et nende arv kasvab. Ja nii nagu nad tulevad suurtesse kõrgete tornidega kirikutesse. Või mõtlevad sinu peale, kas või täna õhtul ja järgnevatel elupäevadel. Isand, võta kuulda meie anumisi. Võta kuulda meie palveid, isand. Lase oma armastust lainetada läbi selle rahva. Et tuleks seni olematu, mõistusega kirjeldamatu, võimas ja vägev meeleparandus sellele rahvale ja võimas ärkamine. Selle peale on mõelnud meie esiisad ja sellest juhindates on kirjutatud ka järgnev laul. Hoia Jumal Eesti, meie kodumaa, kaitse teda kallist, meie armsa maa. Sina andsid talle metsad nurmed ka, nende lilled sulle tänus pühendan. Saada ära sõjan, mõgad murra sa, pööra vaenud kurjad, lõhed lõpetan. Rahutöö ja kainus olgu Eesti viis, vennar meil ainus, kandja võitluses. Jumal kaitse rahvast,
anna kosumist, puhasta meid kurjast, anna kasvamist. Usuvägi tulgu meile aitajaks. Imetegu olgu õnne rajajaks. Jumal õnnistagu Eesti rahvast. Suur tänu tähelepanu.